Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tervist, Igor Mang. Tere. Igor, sina oled Eesti astroloogia vaarisa, ütleks niimoodi, vähemalt minu teadmiste kohaselt. Üks esimesi küll. Astroloogia on selline huvitav teema, mis on mind alati paelunud natukene, sest mulle tundub, et seal on mingi väga vana tarkus peidus, aga tihtipeale mulle tundub, et viga või ütleme siis selline selle valdkonna probleemkoht on tõlgendajad, astroloogid, kes väga enda suva järgi teevad neid ja panevad meie moodsasse keelde võib-olla vanu teadmisi, aga mis sina sellest arvad, et iga astroloog ju tõlgendab natukene erinevalt neid tähti? Tead, see on sama nagu minna erineva arsti juurde ühe sama hädaga. Sa saad erinevad rohud, aga nad kõik peavad ravima seda ühte haigust. Aga mis see põhiline haigus on, mida astroloogia ravib? See on kõik haigused, ta vähemalt näitab ära, milles asi on ja kus on põhjus ja kuidas sellest saab välja pääseda. Ja. Ma räägiksin sulle, mida on vaja Eesti ühiskonnale ja riigile, et nad kriisist välja tuleksid. Mis on astroloogia järgi Eesti ühiskonna põhiprobleem, põhiraskus? Tal on Jupiteri puudus. Mis see Jupiter sümboliseerib? Jupiter on ühtekuuluvustunne. Ja. Meil ei ole ühtekuuluvustunnet, igal parteil on oma elektoraat olemas, siis on väiksemad grupeeringud ja ükskõik mis alal me ei vaata, olgu see siis spordis, poliitikas või nii. Aga on vaja suurt õpetajat, sest Jupiter on õpetaja sümbol. Ja õpetaja ilmumisega tuleb õpetus ja õpetus ühendab rahva üheks tervikuks. See on tähtis, jah. Sind peaks see asi eriti huvitama, sest sina oled Jupiteri märgist. Kala ja hambur on Jupiteri inimesed. Muidugi see ei tähenda, et seal on siis see planeet nüüd väga tugevasti fokusseeritud. Aga kui ta on, nagu näiteks Mauno Koivisto, oli nii hambur, aga tal oli Jupiter ka tugev. Ta oli filosoofiateaduste doktor, ta oli riigipea. Muide, magistraat oli samasugune. Ta oli ka hambur, kellel oli Jupiter omas märgis. Aga kust see üldse tuleb, et mina olen kuulnud, et Jupiter on suur planeet. Kust see nagu tuleb, et see sümboliseerib siis ühtekuuluvustunnet, et mina olen ka võib-olla mingisugusest nädalavahetuse horoskoobist lugenud, et Jupiter on justkui õnnemärk, et lotomängijatele väga soovitada. Ja, teda nimetatakse Major Fortuna. Temaga tuleb suur õnn, olenevalt mis märgis ta on. Aga mina siin räägin praegust ühiskonna tervisest, rahva tervisest. Ja. Õpetajaid on palju, Jupiter on õpetaja sümbol. Vaatate, tema Jupiteri all on kõik ülikoolid. Aga on ka gümnaasiumid, keskkoolid, need on väikse Jupiteri mõjuga. Tugeva Jupiteri mõjuga on ülikoolide professorid. Sest vaata, ilma Jupiterita
ei saa luua ülikooli, sest ülikooli põhifakulteedid on usuteadus ehk teoloogia, siis on õigusteadus, juura ja meditsiin. Meditsiin õpetab õieti elama, et sa õieti sööd ja magad ja nii edasi. Õigusteadus õpetab õiget suhet teiste inimestega, riigiga, aga teoloogia õpetab õiget suhet Jumalaga. Ja 4. Jupiteri aineks on filosoofia. Filosoofia ülesanne on kokku võtta kõik need mainitud Jupiteri ained, need teadmised ja anda ühtne suur maailmapilt, maailmavaade. Ja need inimesed, kes omandavad selle maailmavaate, nad on omavahel solidaarsed, neil on ühtekuuluvust tunne, nad moodustavad vaimse eliidi ja nemad on need inimesed, kes võivad pakkuda riigile, ühiskonnale õigeid mõtteid kriisidest välja tulemiseks. Seda saab teha ainult intellektuaalne osa ühiskonnast, sest intelligentsi mõte seisneb valgustamises. Kes on ühiskonnas kõige targem klass? No mitte proletaarlased, mitte kaupmehed. Nii, pankurid. Intelligendid. No eks mõni on seal ka tark, aga ikka vähemuses. Nii, ja nad valgustavad teed. Intelligentsi üles valgustada teed. Kõik meie vabadusliikumises ja ikkagi osalesid, juhtisid asja intelligentsed inimesed. Olgu see esimese vabadussõjas või nüüd siis perestroika ajal ja uuesti vabariigi taastamise ajal. Need olid intelligendid. Nii. Siin oligi, Nõukogude Liit varises ju kokku selle pärast, et ta pani kõige paremad inimesed kinni. Pani palke veeretama Siberisse. Nojah, kultuurikiht on alati olnud ju ühtekuuluvus, ütleme, hoidmises väga olulise. Mina mäletan seda aega, kus vaatane kaabu, kui sul on kaabu, lips ja portvel. Intelligent. Siis võidi sul vasta kaabut panna. Ei salitud, jah. Nii. Aga Igor, üks küsimus, mis on selline üsna fundamentaalne küsimus, on see, et miks on 12 sodjaagi märki, kui on mingi teooria ka sellest olemas, et tegelikult ju aastapäevad jagunevad väga kenasti 13 vahel hoopis. Kandjast jah, räägitakse, see on nii tüüpiline tavaline. Aga kuidas need 12 siis on kujunenud? Seepärast, et on 12 kuud olemas, eks ole. Ja nad korrespondeeruvad märkidega. Aga oota, ma räägin sulle nüüd lõpuni. Jupiter on, tõesti on Major Fortuna. Meil on vaja sellist õpetajat ja Jupiteri nagu Mahatma Gandhi. Tema ühendas rahva kokku. Ta on guru. Meil praegust kõrgkoolid on nagu kõrgema kategooria kutsekoolid. Nad valmistavad ette spetsialiste. Aga spetsialistil ei pruugi olla maailmavaadet. Kui sa omandad maailmavaade, sa saad kokkupuude vaimuga. Maailmavaadet ei saa luua lihtsalt ainult inimese mõtlemise. See on vaimutöö. Ja see peab olema teatud grupp inimesi. Kõik intelligendid ei saa kah olla valgustajad, ainult mõned nende seas, aga tead, kus neid otsida. Sest meil on ju praegu
praegust ei ole, ega siis see Eesti kriis tuleb sellest, et on tsivilisatsiooni kapitalism on oma aja ära lõpetanud. Kapitalistlik maailmavaade baseerub materialismil. See enam ei tööta. Meie lehtedest Postimees on muutunud kõige väärtuslikumaks, kõige targemaks. Ta on liider teiste lehtede seas, seepärast, et tema laupäeviti ilmuvad tähenduse teejuhid, mida Ardo Pajula välja annab. Tervitused Ardole siit. Tervitused, tubli, ta on missiooniga inimene ja Trinokkeli poisid ka, väga tublid. Sulle nad näitavad, nüüd on tulnud aeg, kus Lääne-Euroopa ülikoolide professorid sõidavad šamaanide juurde, õpivad Castaneda õpilastelt. Aeg on selline asi 100 aastat tagasi, väga vähe mõeldav. Nüüd toimub ju uue paradigma loomine ja see on seotud uue maailmavaatega. Ja selles uues maailmavaates loodus on sakraliseeritud, ta on ka püha. Mitte, et mõned inimesed ei ole pühad ja mõned loomad, aga kogu, sest loodus, maakera on Jumala poolt loodud ja ta on loodud täiuslikuna. Jumal lõi maailma täiuslikuna ja inimesed on selle ära rikkunud. Oma naftaga, oma puurimistega ja kui loodus on tehtud haigeks, siis ei saa inimesed olla terved. Ma olen töötanud mesiniku, ma olen diplomeeritud mesinik, Olustere lõpetatud tehniku 77. aastal ja metsades pidavad mesiles. Nüüd kui lähen sinna, polegi seda metsa enam. Pole puidki enam, jah? Jah, pole seda. Nii. See on, asi on halb. Mina isegi julgen öelda, asi on väga halb. Aga millal paremaks läheb? Ja seda Jüri Liim ju ka ütles, eks ole. No tema naeris selle rohepesu välja, muidugi nii nagu tehti see. Aga sellega ei tegelda tõsiselt. Suur konverentsid on Pariisis ja kus maailma linnades ja nii. Jutt on justkui õige. Kõige praktilisem inimene looduskaitse osas on ju Grete Thunberg. Ja tubli tüdruk, sündinud 2003, Kaljukitse naine elab isa elu, ta on rohkem tööl kui kodus. Ja ta tuleb nii hilja, et lapsed juba magavad ja ta läheb nii vara, et lapsed alles magavad. See on ka Kersti Kaljulaid. Tema tahab presidendiks saada. Ta juba sai vahepeal. Ta tahab veel saada. Kaljukitsed tahavad olla suured isakesed. Aga miks, kust see näiteks tuleb, et ma tean ka seda, et ütleme, isa arhetüüp on kaljukitse ja ema arhetüüp on vähk, on ju, aga kuidas see nagu kujuneb või kuidas siuke arusaam on välja tulnud? Elu tõestab, jah. Et vähid on siis rohkem kodus ja kaljukitsed on rohkem tööl? Ja kui on vastupidi, mees on vähk, mees on kodus kogu aeg. Eitab kasvuhooneid ja tegeleb loomade talitamisega ja naine on kaljukits, tema on vähemalt Rapla maakonna ülem. Ja. Et kõige parem siis ütleme paar oleks kaljukits mees ja vähk naine, see oleks ideaalne kooselu. Kui ma Varbolas elas, ma maal elanud, palju 10 aastat elasin Varbolas ja Rapla rajooni alakuulu. Seal oli Piret, kes töötlas ajakirjanikuna Rapla lehe
juures. Ta viis koju, tal oli mees ka vähk, ise oli vähk, mees oli vähk ja lapsed väid. Ja neil oli nagu riik riigist, kõik suur elamine, loomad ja järv tehtud ja see keskel saar ja sai saunas käia ja vähk on võimeline looma oma ette maailma, oma ette riigi. Ja, sest tema esindab ema ja ema igavene ülesanne on hoolitseda uue põlvkonna eest, laste eest, anda neile toitu ja puhtad riided selga ja nii. Rahvas ongi vähjamärgi all või ka kuu all, sest lihtrahva põhihuvi on, et turg oleks kaupa täis ja see oleks hästi odav. Ja valitsejad on kaljukitse märgi all. Ja nendel on seega isa ülesanne, nemad loovad tingimused, raamid, kus ema vähk saaks hästi hoolitseda perekonna eest. Nad ei tohi liiga ranged olla, mõned kaljukitsed, et jah, Jossif Vissarionovitš Stalin, kes nägi ka kivide alla, oli kogu töörahva isake, nii, liiga kole. Õudne märk see kaljukitsus. Igor, kas Jeesus Kristus, mis tähemärgis tema on? Sest tema sümbol on kala, on ju? Ta jagas kalu inimestele, ühest kalast toitis terve rahva ära. Aga samas me tähistame ta sünnipäeva ju jõuludel, mis on siis kaljukitses. Et kumb ta siis on? Ma olen näinud palju Jeesus Kristusele tehtud kaarte, neid on igasuguseid. No tema on Jumala poeg ja tema peale need nii lihtsalt ei astroloogia tema peale ei hakka, jah. Eks kui ta on inimene ja see inimese osas muidugi mõjub. No keskajal igatahes ülikoolides õpetati astroloogiat ja riigijuhtidel olid oma isiklikud astroloogid, kas või Karl Suur, võtame nii. Ja nõnda, et riigil on isa ülesanne ja isa ülesanne on tuua raha koju, sellega ta loob raamid, kus sees saab uut elu hoida ja kasvatada. Isa ei tohi olla liiga karm ja nii. Aga ta, kui teda üldse ei ole, siis jääb lastel saamata see pidepunkt. Nagu. Isa peab andma õpetuse, ideoloogia, muidugi kool peab seda eelkõige tegema. Aga isa peab seda esindama. Riigi märk on isa, riik on kondikava, kaljukits valitseb kondikava. Paljud riigimehed on kondised. Lennart Meri, kas ta vähe sõi? Ta sõi väga hästi, jõi veid ja nii. Aga paksud riigimehed on amburi mõjuga ja nendega on lihtsam asju ajada, eriti ümbrikuga. Ja. Igor, kas selline asi on olemas, et mingi märk on kõige parem märk? Vaata, küsitakse, mitu puud on mets? Ja võib küsida, mitu inimest on ühiskond? Siis ma ütlen 12 inimest, aga nad kõik peavad olema erinevatest märkidest. Jäär paneb kõik käima. Nii. Nüüd on meil vaja poodi, meil on vaja lasteaeda, meil on vaja kooli, meil on jääb selle käima. Sõn tegeleb finantsmajandusega, finantspool. Kaksikud on ajakirjandus ja raamatukogu. Vähk on toitlustussüsteem. Tema loob kaupluse turu ja toiduaineid toob kohale ja nii.
või see lõvi on lasteaed ja teater, mängud, show, lapsed vajavad show'd. Neitsi on polikliinik. Neitsid on ju ka kõige haigemad inimesed. Nad ennem ära ei sure, kui kõik haigused, mis maailmas on, nad põevad üle läbi. Ja siis tuleb välja, et neil on tegelikult väga kõva tervis. Muidu ei peaks vastu nii kaua, tead, kõik need haigused läbi. Aga kaalud on sotsiaalne elu, laulupidu. Aga kaalud ei olegi õigussüsteem, nagu see nende märk on või? No on, aga õigussüsteem ja kaal on omale partnerite, liitlaste valik, eks seal on kah õigussüsteemi vaja. Nii. Aga Skorpion on politsei, ta on maksuamet, ta on jõustruktuurid. Skorpionid ju töötavad politseis põhiliselt. Nii. Ja kui ta on kirjanik, siis ta kirjutab raamatu Kuritöö ja karistus. Fjodor Dostojevski. Dostojevski oli siis Skorpion, jah? Skorpion oli, jah. See on üks lemmikkirjanikke mul. Ja minul ka sügav. Skorpion võib olla väga sügav. Tema elab ekstreemoludes. Ja kirjad põranda alt ta kirjutab. Nii. Aga hambur on ülikoolid, koolid, usk, õpetus. Tema paneb inimesed paari. Kaalud on abieluliit. Hambur paneb paari, ta on kirikuõpetaja ja ta paneb paari jumala sõnaga. Ta sakraliseerib seda. No, Luteri kirikus ei ole abielu sakrament, aga katoliikluses on. Nad on nagu püha, et ei tohi lõhkuda. Ja Kaljukits on valitsus ja Veevala on masoonid, vabapüürlus, sõpruskond, vaimne sõpruskond, roosiristlased, nii. Ja kala on mungad ja nunnad. Kala on vangla, haigla, seevaldid, sanatooriumid. Ja. Ta on hingeravi, tema vastand on neitsi, see annab tabletti, on apteek. Aga kala on hingehoid, seepärast on kirikuõpetajaid palju. Joel Luhamets, Tartu praost kala, Jaan Tammsalu, Jaani kirikust ka kala, Kuno Pajula, peapiiskop oli kala, Päts oli kala, 24 veebruar, õppis Riias usuteadust, õigeusu preestris. Muide, ta vend oli õigeusu preester siin selles Anna ja Siimoni puukirikus, mis kohe lähedal on. Meie majale lähedal siin. Ja. Aga kas sa ütlesid et Päts oli siis veebruari kalad, tihtipeale inimesed räägivad, et on mingi erinevus, sest need tähemärgid ei jookse ju täpselt kuu algusest kuu lõpuni, vaid kas siis on mingi erinevus näiteks, et kui ma olen veebruari kalad versus kui ma olen märtsi kalad või ikka kõik on üks kalad? No see on see, et kui sa oled veebruaris, sul on teised planeedid on ju ka arvestatud, kus on Kuu, Merkuur, Marss ja nii edasi. Veebruarist nad võivad veevalas olla, aga kui sa oled märtsis sündis, siis nad on jääras juba võib-olla. Sest kuupäev ütleb ainult päikese asukoha, see on nii lihtne. Aga mis see päikese märk täpselt siis inimese karakteri puhul tähendab? No see on see, kui inimene ütleb mina. See on tema vaim, inimese vaim. Ja kuumärk on siis tema mõtlemine või? Ei, see on hing, tundemaailm. Ta nii, ja.
Nii et ja kas tõusumärk on siis inimese see kuvand või, mis ta välja paistab? noh, kuidas ta tahab ja millega tahab esineda ja kuidas teised teda siis näevad, kus ta ise on ja nii. Ja väga tähtis on Jupiter, Saturn, veevala ja kalad, eks ole. Kalad on müstiline maailm. Kui minul olid astroloogia kursused 90. 80 ja seal oli üks ainus mees, siis see oli kala. Ja mul oli mehi alati vähe kursustel. Naised olid ülekaalus. Ja no võt see, et astroloogia huvi kestab ju edasi. Nüüdne aeg on teine aeg. Ta on väga rahutu ja ta on tulevikku ära. Inimesed elavad sõjahirmus. Kui ma olen turule mang, kas Putin siia ka tuleb? Kuhu peab põgenema? Inimesed tänaval küsivad seda. Küsivad, jah. Mis sa vastad neile? Noh, kui siis Lõuna-Ameerikasse. Putin läheb Lõuna-Ameerikasse. Ei, no kuhu põgeneda? Aga no sõltub ju sellest, eks ole, kui kaugele see viiakse. Ei tohi mitte mingi tingimusel, ei tohi, et see läheb tuumasõjaks. Aga need on jõud, mis on inimesest üles, et see üks vääratus ja ongi. Nii. Aga kas Putin siis tuleb siia või on see kuidagi, oskad sa seda vaadata? Ma näen seda, et kriisi järgi tuleb ja 30. aastatel väga suured looduskatastroofid. Sest midagi ei tehta selle ära hoidmiseks. Lääne tehniline tsivilisatsioon. Seda võib vaadata kui puud, mis on kuivanud, ta kuivab, ta on lõpetanud oma eksistentsi. Kapitalismi aeg on möödas, vahepeal oli sotsialism. Sotsialismist saa tagasi minna kapitalismi. Kõik need majanduskasvud, see on kõik vananenud. Uus maailmavaade on, kus sakraliseeritakse loodust. Pagani tuleb jälle esile. Pagana usk. See oli ka õige. Eks ole. Ja nemad ei rikkunud loodust. Nii. Inimesed saavad elama jääda siia ainult sellisel juhul, kui nende suhe loodusega muutub õigeks, harmooniliseks, aga seda mina näen selles kõige suuremat probleemi praegust, mitte siin Eestil, vaid kogu selle maailmane, sest lõppude lõpuks saab nii Putini kui ka Zelenski ikka läbirääkimiste laua taha, aga kui loodus on käest ära lastud, siis temaga sa läbirääkimisi ei pea, siis hakkab siuke kollaps. Mis siis tuleb? Jääaeg tuleb või? 30-ndatel või nii ruttu ei tule? Noh, jääaeg ei tule. No see on kaos. Maailm ähvardab nälg. Ja nälg paneb inimesi liikuma erinevate riikidesse, kus veel midagi nagu rohutirtsud rändavad ja haaravad kõik, mis kätte saab, kõik, mis süüa annab. Kuhu maailm liigub. Ja. Kapitalism oli omal ajal, omal kohal. See oli pärast keskaegani. Oswald Spengler, sinu jaoks on kirjutatud raamat. Oswald Spengler kirjutas. Der Untergang des Abendlandes. Õhtumaa allakäik. Ta kirjutas selle 18. aastal, kui Venemaal käis revolutsioon. Ja lääs on lõpetanud oma domineerimisvõime ja suuruse nüüd tuleb anda teistele. Ja Eesti on ju läänega seotud, eks ole.
kõige õigem elulaad on onu Oskaril ja tädi Maalil. Nemad elavad puumajakeses, neil on aed, neil on kits, nad piima saavad. Nii. Kanad. Jah. Ja kui on suured kriisid, tormid, nad elavad kuidagi üle. Aga linnades ei elata üle. Aga siis on ju eestlastel päris helge tulevik, eestlane on üsna maarahvas ja meie linnad on üsna väikesed. Seda tuleb ära kasutada. Ja vaat, mida lõpuga sa tead, et kui mina käin arvamusfestivalil, siis mul on sõnum. Eestlased tagasi Vargamäele puhta loodusliku elulaadi juurde. Õppige obuadraga kündma, vikatiga niitma, lehma lüpsma. Nii me pääseme ja nii me parandame loodust. Aga mis on neile soovitud, kes Tallinna kesklinnas tahavad elada? Aga nemad saatsid mulle turvamehed kaela ja mind lükati välja sealt. Kes need saatsid? Arvamusfestivali organisaator. Ja peksti välja. Ja löödi minema. No võt sulle siis arvamus. Ma tulin öelda, et miks sa kirja ei pand, et siin et vaat sellest Elgis saab loengut pidada. Mul ei ole loengut. Mul on 2 minutit, ma ütlen. Ära loo ja kõik. See on arvam, aga ta on sõnumina. Eks ole. Astroloogin ma kasutan astroloogilist sümboolikat, planeetide sümboolikat, see on metakeel, metatähestik. Ja meie praegust elame metakriisis. Ükskõik kuhu sa ei vaata, muide hirmus on vaadata, kui autode merivool, see ei ole normaalne. Selline autode hulk ei ole normaalne. Ja. Et tõesti tahta teha rohepööret, tuleb kõik teha pooleks, kõik tööstusettevõtted, kõik autode hulk, kõik tuleb teha poole vähemaks. Rahvaarv ka või? Inimeste arv? Inimeste arv. Nad reguleerivad ise. Ja aegluste, kõik inimesed hakkavad aeglasemalt elama. Ainult nii saab selle loomuliku rütmi tagasi loodusega. Muidu ei saa. Praegust lastakse, uued tehnoloogiad tulevad juurde. Need veel intensiivsemalt aitavad kaevandada ja puurida ja nii. Aga asi on piirsituatsioonis, tähendab piirid on ületud. Siin lehti lugeda, siis sa näed või vaatad arvutist, teadlased hoiatavad. Nii. Mina ka hoiatarga, mind keegi ei kuule. Ta on utopist. 70-ndad, 80-ndatel nimet mind utopistiks. Nüüd nähakse, et välismaal on astroloogia nii levinud ja nii tasemel, et nüüd astroloogiaga tegelemist nimetada utopistiks nagu ei kõlba enam. Mis selle Hiina astroloogia ja lääne astroloogia vahe on? Et Hiina astroloogias on ju hoopis muud loomad ja väljendid kasutusel, aga meil on need jäärad ja kalad. Ja seal hiinlastel on ka muutuste raamat, I Ching, eks ole. Aga kas lääne astroloogia on ikkagi tulnud Hiina astroloogiast? Ei ole tulnud Hiina astroloogiast. Ta on eraldi, see on rahva seas sünnib looming. Ja nemad näevad seos transcendentsiga, tähendab, see on ju ka nende maailma vaates tulenev. Aga terviklik õige maailma vaade on see, mis oskab öelda ka elust, mis on sealpoolsuses, mitte ainult siin füüsilises maailmas. Kui meie sinuga esimest korda kokku saime foyees all, sa küsisid, ma ütlesid, et sa tahad minu käest küsida, mis on surm. See on eluvälja ehk biovälja võib
psühhokompleksi eraldumine füüsilisest kehast. No, pea kaudu tuleb. Ma olen suhelnud inimestega, kes on oma lähedaste surivoodil olnud ja nad näevad, kuidas nagu valge suits tuleb välja peast. Ja pea hakkab suitsema suri all. Jah, psühhokompleks tuleb välja, ehk ütleme, hing tuleb välja peast. Nii. Ta läheb lae all, näeb, kuidas arstid askeldavad ta keha kallale. Doktor Moodit oled ju lugenud, Life After Life, aga nüüd on teisi veel, kes kirjutavad nende. Elu kestab edasi pärast füüsilist surma. Sellega praegust tegeletakse päris palju. See on nüüd avatud, ta oli oma Nõukogude ei tulnud üldse rääkida sellest. Nii. See on sild, tähendab, see on üleminek ühest eksistentsiaalsest olekust füüsilisest kõrgemasse vaimsesse ja sa näed kõik oma lähedasi ja kõiki. Neid sa saad aru, mida nad mõtlevad. Üks mõtleb, et saaks ta raha nüüd endale või ka need ka sellised asjad. Tähendab. Seal pool tuleb kõik, mis sa teinud oled, kõik halb ja kõik tuleb lagedale, sest seal ei ole, seal ei saa krutskid teha, mitte mingisugused. Ja sa tead, et kui hing jõuab teispoolst, talle näidatakse film, nagu filmi linal, kogu tema elu on seal peal. Nii. Ja ta elab väga seal kaas. Ta võib seda mitu korda näha. Muidugi. Ta nagu näeb enda elatud elu siis või? Enda elatud elu, jah. Aga kas sa seda usud, et inimene, ütleme, pärast surma on ikkagi ka mingi taassünni asi, et ta tuleb uuesti siia ja hakkab uuesti elama teises kehas? Mina usun, see võtab kindlasti aega, ta peab aru saama, mis tal valesti läks, mida tal parandada, mis tal pooleli jäi ja kõik see on terve niisugune protsess. Vaat, inimene on energeetiline kompleks, mis tahab alati olla terve. Nii. Kõik, mis elab, kõigi ümber on aura või see kompleks, eluväli. Ja see püüdleb selle poole, et loom või puu või oleks terve, täiuslik inimene ka. Seepärast need inimesed on ju tervemad, kes suhtlevad hästi loomadega ja taimedega, puudega, kalistavad puid. Mina on ka puude kalistajad. Ja. Sest ma saan aru, et neil on liiga, et metsale üldse loodusel tehakse liiga, siis peab kuidagi kas omalt poolt natuke kompenseerima või rääkima. Õnneks ma käin tihti Kadrioru pargis, siis seal on see võimalus olemas. Igor, mis sa arvad, kui sina enda elufilmi vaatad, et mis seal siis näha on, mis sa õigesti tegid ja mis sa valesti tegid? No eks siis on näha. Praegu ei tea veel. Mis palju ette hakkad mõtlema siin. Kindlasti on, ma tean, mis on valesti teed, kui saaks alustada midagi otsast peale, siis teeks kindlasti teistmoodi. Nii, sest sa sõltud ka. Inimese saatus sõltub 3 faktorist. Kõigepealt, kes on su papa, mamma, isa, ema. Teine, kus keskkonnas sa sünnid, kas sa sündisid Hiinas, Venemaal või Eestis. Ja 3 on kosmiline kood, mida näitab horoskoop, see on sinu kosmiline kood. Ja kalasi sünnib, issand, kalu on maailmas, tead, mustvaat. Aga neil on kõik erinevad saatused. See tähtis on horoskoopis leida, mis sellel kalal nüüd kõige tugevam planeet on ja mis teisel kalal kõige, need võivad erinevad olla. Aga kui me võtame näiteks, võtame siin samas Eestis ühe sünnitusmaja ja 2 toas sünnitavad 2 naist, täpselt samal sekundil tuleb see inimene välja. Ja.
kas need inimesed siis oma karakterilt, noh, ütleme, neil on see kaart on ju siis täpselt sama, et kas nad on siis karakterilt täpselt samad, aga näiteks üks läheb elama, ma ei tea, kuhugi Lasnamäe korterisse ja teine Viimsi rikkur, et neil on väga erinevad keskkonnad, aga kas nende karakter võib siis olla täiesti sama? Midagi on, sarnast on, ma olen kohanud selliseid inimesi, kes on sama aasta, sama kuupäev. Ja no midagi iseloomus on, aga vanemad on teised. Ühel on vanemad intelligentsed, isa teadlane, lapsed ka muidugi on haridus. Teisel olid niisugused proletaarlased, primitiivid olid ja seega kasutab vängeid sõnu ja no, keskkond ka mõjutab, aga potentsiaalse see kosmiline kood, mis horoskoobis on, ta näitab, et milles sa saad ennast realiseerida kõige paremini, mis on sinu planeet, ega igal kalal ei ole Jupiter väga tugev, aga kui on, siis ta tuleb väga välja. Aga kuidas mina olen enda jaoks natuke selle astroloogia lihtsustanud ära 4 elemendi kaudu, et tuli, maa, õhk ja vesi. Just, ja mis need elemendid, või noh, põhimõtteliselt hästi siuke lapsemeelselt ja lihtsalt ongi minu jaoks, et ma ei tea, kui inimene on tuleelemendis, siis on ta siuke elav, kui ta on vee-elemendis, siis on ta siuke intuitiivne, kui ta on õhk, siis ta on hea rääkija. See on 4 kasti süsteem. Tuli on organisaatorid kõike käima panevad, need on rüütlid, feodaalid, sõjamehed, nii. Õhumärgi inimesed loovad ülikoolid. Nad on kirjutajad ja kirjanikud ja ajaloos, nad tegelevad intellektuaalselt. Veemärgid on kaupmehed, on ka näitlejad, nii. Perekondlikud. Maamärgid on talupojad, põllumajandusega tegelevad inimesed. Ja, nii. Kui oli romaani stiili aeg Euroopas, no see oli Karl Suure ajal ja sealt veel edasi ja siis valitsesid preestrid. Romaani stiili ajal valitsesid preestrid. Nii. Ja preestris on õhumärgid, kõigil oli hea hingata. Siis tuli rüütlite aeg ja tuli kootistiil. Kootistiil räägib, et on tulnud rüütlite aeg, kes pürgivad kõrgustesse ideaalide poole. Nad hästi klapivad vaimulikega. Nii, koos lähevad sõtta, vaimulikud olid ka nendega kaas. Aga siis veemärgid, see on kaubandusmaailm. See oli renessansaeg, kus aadlikud hakkasid tegelema äriga ja kaupmehed tahtsid elada nagu aadlikud. Ja siis on tänapäev, see on tööliste aeg. Lenin ütles, et me loome proletariaadi diktatuuri. Ja tööliste jaoks masinad ja ei ole oma kunstistiili. Renessansi ajal on oma stiil. Seal Leonardo da Vinci ja kootistiil on kõigil teada ja nii romaanistiil. Aga lihtrahvas, tema stiil väljendub utilitarismis, et mis on kasulik, teeme sellised masinad, mis toovad meile sisse, nad on majandus, sealt tuli kapitalism. Kõrgem seisus on vaimulikud ja rüütelkond ja madalam seisus on kaupmehed ja talupojad. Ja kui asi jõuab lihtrahvani talupoigateni välja, siis on tsivilisatsioon
lõpetamas oma eksistentsi ja nüüd ongi lääne tsivilisatsioon on lõpetamas oma eksistentsi, tal ei ole tulevikku ja mis selle asemele tuleb siis? ökokülad, kommuunid, looduslähedane elu. Oota, sa ütledki siis, et linnad ongi surevad välja või? Ja seal tuleb väga keeruline linnas, seepärast on soovitav. Ja muide noored abielupaarid väga otsivad praegust maakohti. No mõned kindlasti, aga suured kogused inimesi tahab ikkagi ka linna tulla. Linnad kasvavad kogu aeg. Jah, see ongi häda. See on nagu, linnad on nagu vähkkasvajad, nad imevad, tõmbavad maalt kõik mahlad välja. Ja see on keeruline, sest Tallinn on väike, aga on sellised metropolid, megalinnad, London, New York, Moskva. Nii. Igor, kunagi üks ekspruut rääkis mulle lugu, et ta kõndis Kadrioru pargis ja siis läks sinust mööda ja siis sa lihtsalt näitasid ta peale ja ütlesid kaksikud ja ta oligi kaksikud. Aga kuidas sa siis inimese välimuse järgi tema märgi paika paned? Vahel võib kõnnakust aru saada. Kuidas erinevad märgid siis kõnnivad? No nad kõnnivad erinevalt. Kaksik väga õhuliselt, on õhumärk nagu lendab. Lendab, nagu pilvede peal. Nagu pilvede peal, jah. Ta on kergelt. Nii. Ja tulemärgid ikka astuvad ikka korralikult. Need. Ja lõvi siis kõnnib nagu kass niimoodi? Ei, ta kõvasti kõnnib. Ta on tulemärk. Tatsub. Ta teeb kõiki asju kõvasti. Ta nii. Astroloogial on kindlasti tulevikku ja ma tean, et astroloogia jõuab ka ükskord Tartu Ülikooli. Tähendab selles suhtes, et seal saab õppida. Cambridge'is saad õppida astroloogiat, Oxfordis saad õppida. Eraldi erialana? Jaa, Helsingis ka palun. Ja siis saad astroloogi paberid, kui sa välja... Siis sa saad mingisugust paberid. Minul on Graf Kaiserlingilt saadud paberid. Graf Kaiserling, kes Raikküla mõisas tegi 7 aastat järjest suvelaagrid ja tegi seal kaarteveed ja siis ma aitasin teda, ta andis mulle diplomi. Ma kujutan ette, selle sünnikaardi tegemine võis kunagi olla, või nüüd sa paned ju tehisintellekti sisse enda selle sünnikuupäeva. Ei, mul ei ole arvutit. Aga sul juba kõik peast käib, on ju? Mul ei ole arvutit, ma teen käsid see kõik. No ja kui me kohtusime, siis sa ütlesid, et näed, et sul on kuumärk on selles jääras, on ju? Ja arvasid nii-öelda ära selle ja oligi õige. No näed. Aga see oli sul ka siis mingi tunnetuse pealt lihtsalt? Tunnetuse pealt, jah. Vahel, kui näed nii selgelt, ta on jäär, kõik tahad kinnitust, lähed juurde, küsid. Ongi. Aga vahepeal läheb mööda kõik? No jah, neid on ka. Nüüd enam nii ei huvita ju, see noore seas, siis oli põnev, oli nii. Oli. No mitu aastat sa astroloogiaga tegelenud oled kokku? Ikka tuleb vist? No jah, ütleme 70. aastast. Üle 50 aasta siis? Üle 50 aasta. 56 aastat. Jah. Ma tutvusin Veera Savendiga, kes kuulus enne sõda Eesti astroloogide seltsi. Tema andis mul kõik on materjalid. Aga mind tuttavaks tegi temaga Anti Kidron. Ma talle eluaeg tänulik. Nüüd ta on muidugi sealpool, ma olen ikka tänulik ka selles osas. Tema andis mulle tema aadressi. Ja. Aga kas see vahel, kui sa vaatad selles mõttes, et igasuguseid astrolooge on üsna palju, et kas sa vahepeal tunned, et mõned inimesed on sellised puhtad, ma ei tea, kuidagi šarlatanid või kasutavad ära seda astroloogiasüsteemi? No teevad asja huvitava. Või ajavad jama nagu? Ega kõik, kes tegelevad astroloogiaga, ei ole astroloogid. Ja see on, ta tahab elulaadi
kui sa oled astroloog, sul on ka eriline elulaad. Milline see on? Sa ei lähe see üldkehtiva sagimise ja liikumise, tähendab tegevusega, sa ei lähe sinna, sul on oma rütm. Planeet Uraan, mis valitseb astroloogist õpetust, üldse teadust, ta annab sulle oma rütmi. Ja. Aga kas mingist tähemärgist inimesed on kõige paremad astroloogid? Ma ei tea, mis tähemärgist sina muidugi oled? No kaksikud. Kaksikud. Jah. Aga astroloogiks saab ikka, kui sul on lisaks päiksemärgile veevalaja märk peab olema. Minul on kuu veevalaja. Ma tegelen veevalaja alaga, sfääriga. Nii. Sest kaksiku ala on puhtalt ajakirjandus. Aga huvitav, et veevalaja on ju õhumärk, et miks sealt selline nagu sümbol siis, et veevalaja... Tähed on taevas, õhus, see on teadvus. Inimese elu eesmärk on teadvuse avardumine. Astroloogia aitab sellele väga kaasa. Sul on võimalus näha väga erinevate talentidega inimesi. Näed, et tal on see talent ja näed, ta on seda realiseerunud. Tubli. Halb, kui inimesel on takistused, näiteks kui ütleme, et me oleks pidanud elama ikka veel nõukogude süsteemis, mul oleks väga raske ennast teostada. Siis sa oleks pidanud kuskil tehasest tööl käima ilmselt. Ma olengi käinud ka tehasest. Ja. Eesti kaablis käisid tööl. Kaablit vedamas? Mootorite mähkmeid tegin. Ja. Nii. Aga ja 2 korda ma olen pidanud Pagaris käima, Pagari tänavas seal KGB-s aru andma, et kus ma käinud olen. Neid rohkem huvitas, kes mind kutsuvad. Kes kutsuvad. Aga huvitav on see, et Venemaal on minu arust siiamaani väga tuntud see süsteem, et kõik ärimeestel on oma astroloogid, riigimeestel. Nüüd see on lahti läinud, meil läks ju ka. See läks 80. aastate lõpul läks kõik väga lahti. Minul oli 80 aastat kõik huvitavamad, sest ma sõitsin kõik Eestimaa kultuuripäevad läbi. Ühing teadus saatis mind esine, kuna rahval oli huvi, küsid, kas teil on saata astroloogia. Nii ma Hiiumaal ja Saaremaal ja Kohtla-Järvel ja Sillamäel, kuhu ma poleks muidu ise sõitnudki. Narvas ja kõik. Aga kui inimesed sinu juurde tulevad, siis mis ikkagi neil see põhiküsimus on, mis neid huvitab? Millele nad tahavad astroloogia abil mingit vastust? On need, et mis, et kas ta on ikka valinud õige elukutse näiteks nii. Huvitav, et kui tulevad keskealised, nii 40 eluaastate juures olevad inimesed, siis on neil abielu küsimus. Nad on leidnud uue, aga ei julge vanast lahutada ja ta tellib kaardi selle uuele. Ja vaatab, kas klapib. Ja ma ütlen, aga see uus inimene abiellub peale teid veel 2 korda. Tal on kokku 3 abielu. Ei, siis ma ei hakka taga. See on ju päris tohutu nagu võim ja vastutus siis, kui sa inimesele seda juttu räägid. Ta teeb enda suuri eluotsuseid selle põhjal. Ta tuli seda küsima. Aga kuidas surma aastat ja äraminekut, seda ma ei ütle. Ja ma ei taha ka teha, see on, ma ütlen, et lõpuks on see Jumala otsustada. Ja nii. Ma võin öelda, et millal näiteks on niisugune kriis raske või seda, aga nüüd, et sa lähed, et sa ära sure, seda ma ei ütle. Aga seda võid öelda, mis aastal siis mina abiellun?
no ma pean kodus vaatama, 16 märts ja 91 aasta, no sa oled kõva kala. Oled, ja siis sul on Saturn kaljukitses, on elus tähtsatel kohtadel olevate inimestega tegemist. Ja sa saad kinnisvara ilmselt ka mingil ajal. No väga ootan juba seda kinnisvara. Ja. Aga ja kui 40-ndates või noh, kas ütleme sellised keskealised inimesed ongi põhiliselt, kes jõuavad sinuni või tulevad ka nooremad inimesed näiteks? Põhiliselt keskealised ja abielu küsimus on põhiline siis? Ja ta suhtub nüüd tõsiselt, vaata, kui noored tulevad, mind vahel imestab, et ta ei küsigi, et millal ta oleks hea abielu aasta, kes sobib, vaid küsib, kas ta peaks välismaale minema, elama ja tööle või peab kodumaale jääma. No see on ka suur otsus, on ju. See on ka. Ja siis ta ütleb, tead, mul on neid austaid, vaat nii, ma helistan neile, nad viivad mind sinna, kuhu ma tahan. Neil ei ole see probleem. Aga 40-aastasel on see juba probleem. Tema tahab kindla peale minna. See on erinevus. Noored on, ollalaad, et täna see, homme, neil on mitu seal, neil on mitu kavaleri. Ja ta ei ole huvitatud ühegagi abielus, kõik teevad välja. Kasutavad ära. No jah. Siis kas sa siis noomid ka neid, et nii ei tohi? Noh, ma ei hakka just moraali, ma ei hakka lugema. Minu osa, jah. Aga selles mõttes, et kas sa vahepeal mõtled, et kui sa ei oleks astroloogiaga näiteks kokku puutunud, et mis elu või mis ametit sa siis peaksid üldse? Jah. Noh, ma oleks tahtnud olla kooli õpetaja. Ma arvan, mul on pedagoogilist võimekust on. Ma olen astroloogias ju palju õpetanud ja mul on oma 500 õpilast. See oli kõik juba 82. pool, kõik 90. sajand, 10 ka veel. Nii, ja no ma ilmselt oleks õppinud ajalugu, ehkki muidugi nõukogude ajal, aga no sa pidid teadma, et seal keerutatakse ja valetatakse. Nii, aga sest ma iseseisvalt uurin ajalugu. Mind huvitab, millised olid Pätsu seisud või Jaan Tõnissoni seisud, et ta kuidagi kinni kogus tema poja planeedi seisud, kes pääses ära. Aga kas on mõni märk, kes absoluutselt näiteks ei sobi riigijuhiks presidendiks? No siis kui ta ei sobi, siis ta ei saa ka, seepärast, et ta peab ju mingi kadalipu läbima seal ja seal mehed juba ennem näevad, et ei see, ei ärme seda lase üldse valima. Praegust on tubli, Mart Helme on tubli. Tema julges öelda, tema tahab, muide Skorpion ongi kõige parem poliitik. Ennem siin rääkisin ka, et politsei. Mart Helme oli politsei number 1. Ja kas Mart Helmest siis saab järgmine Eesti president? Need ju tulevad varsti valimised. Seda ma nüüd ei oska öelda, aga minul isegi meeldiks. Patrioot. Ja. Aga kui ma küsin lähituleviku kohta, siis mida, just algas meil suvi, väljas on soe ilm, mida suvi meile toob? No, toob reise ja looduses rohkem viibimist ja arvuseiklusi ja nagu ikka suvel, inimesed lähevad uksest välja ja hakkab asju juhtuma. Ja hakkab toob päevituse nahale ja no keerulisemad on aasta teisel poolel oktoobris seal, septembri juba lõpus oktoober on sotsiaalselt
väga keeruline, tead, rahvas valgub tänavale enne oma valitsuse vahetust, midagi sellist. Valitsuse vahetus. Mind imestab, et kaksikud on nüüd maailma valitsejaks saanud. Trump on ju 14 juuni. Hiina president on 15 juuni. Olav Schulz on 14 juuni. Aga mis Putin on? Kaja Kallas on 18 juuni. Putin on kaalud. Aga ta on Skorpioni lisamõõdaga. Sealt see poliitika. Puhas kaal ei ole kunagi poliitika. Kas te kujutate ette, et Jüri Kuuskemaa loob partei ja hakkab kõva poliitik. Ta on küll Skorpion ja teda huvitab midagi, aga ta koosneb ka, tal on enamus planeete kaaludes, eriti Veenus. Veenus inim kogu aeg Heroldi ilusates rõivastes. Ta on nagu modell, moekunstnik. Ta nii, eks ole, puhas Skorpion ja Mart Helme on küllaltki puhas Skorpion. Ta oli ju ka diplomaadina Venemaal töötas ja ta poeg on tal sõnn, finantsminister. Ja väga raskeks läheb järgmisel presidendil. Raskemaks kui nüüd veel. Sest maailma olukord on selline. Maailma olukord läheb keeruliselt, nagu ma alustasin siin ja rääkisin. Tundub küll, et läheb, kuigi jah. Vaesus tuleb juurde, See kriis on nüüd selline asi, et kriis ongi meil kuidagi tavaolek. Et kui üks kriis on, siis teine juba terendab nurga tagant. Aga sa ütlesid, 30. lähevad veel hullemaks, et millal see hiilgeaeg siis tuleb, kas millalgi läheb seis nagu heaks ka või? Ei see tsivilisatsioon, nii nagu õunapuu, ta lõpuks kuivab ära. Ja kui kas ise siis kukub maha, tuul aitab kindlasti mingi torb ja nii ka see tsivilisatsioon. Ta laguneb koost ära. Rahasüsteem ei hakka enam toimima. Inimesed, selles on vaja leida oma kamp, on vaja leida oma seltskond, kellega sa saad miinimumi kätte. Ökoküla. Eks ole, nii. Muidugi inimesed, mulle ka öeldi seal Paides, et kes see sul nüüd hobuse kündma läheb. Nii. Elu sunnib, elu läheb nii rangeks, nii keeruliseks, kõik hakkab nii pigistama. Ja toidupuuduse tõttu hakkab pigistama ja muidugi see toit, mis on nii kallis, sest see süsteem on lõpetanud oma tegevuse ja kestab selles süsteemis, et majanduskasv, ei ole vaja enam rääkida majanduskasvu, see kaob ära. Ja religiooni küsimus, õpeta Mahatma Gandhit on vaja Eesti rahvale, kes ühendab ja üks eesmärk ja Eesti rahva ürgusk, pagana usk on vaja üles äratada. Selleks peavad vastavad inimesed sündima, sest see hoiab loodust, see armastab loodust. Ja. Mõned suuremad riigihärrad, ma arvan, et nimetaks kogu meie riiki üheks ökokülaks, et see Eesti on siuke parajalt väike ja parajalt öko. Mõned... vähemalt siin räägitakse sellest ka ja omal maailma messid ja mingid laadad ja siis ikka tehakse midagi ja selles suhtes ollakse tublid aga inimestel ei ole usku tulevikku, ma näen, neil ei ole seda, nad kardavad tulevikku ja õieti teevad. Seepärast peaks
meie diplomaatia ja välisministri esimene ülesanne on tegeleda rahu sobitamisega, üleüldse sõjad lõpetada. No, praeguse relvastuse juures on see ju äärmiselt ohtlik sõjapidamine. Igor, ma lõpetuseks küsin veel praktilisema küsimuse ka, et milline sinu igapäev üldse välja näeb, et mis sa teed, kui sa üles ärkad ja kuidas su päevad mööduvad? On sul mingi kindel rutiin? No nagu ma ütlen, ma tõusen vara kell 4-5, no kusagil 5-6 vahel joon oma kohvi ja üks võileib, ega ma ei söö midagi palju ja siis hakkan kirjutama midagi. Mul on kirjavahetusi siin ja horoskoope on vähe, sest nüüd on palju astrolooge, teevad kompuutritel kiiresti valmistad. No sa ise oled ka 500 tükki välja õpetanud endale konkurendid. Ja nad kõik ei ole jäänud tegelema. Kõik ei ole, ja siis ma tegelen raamatutega kusagil kella 10-ni. Nii. Siis ma sõidan kuhugi metsa. Rattaga? Ma ei saa rattaga enam sõita. Ma olin kõva rattafänn, aga ma sellest silmast vasakust silmast olen pime. Mul oli mööndast operatsioon ja see ei aidanud. Siis ei saa liikluses... Ja ma ei näe kõrvale. Ja ei hakka riskima. Kahju. Kahju oli koer ja ratas ja sellega ma sõitsin Nõmme Turule isegi. Veel 3 aastat tagasi sain. Ja vahel on mõni kaart. Nüüd on vähest astroloogia on palju ja inimesed saavad kompuutril kätte, tead, läbi kompuutri. Ja enam ei viitsi ka nii teha, tead, nii. Kui vahel näed mõnda hästi eredat inimest, suke midagi eriline, tead on, siis mõtled, mis tal seal, kuidas see näidustatud on, see on huvitav. Siis ma käin hobuseid toitmas ka. Vaata see horoskoobi vihik, seal peal on punane hobune. See on Tondi ratsaspordikoolist. Ja ma otsisin ta ise üles, ma ütlesin, et lubage see hobune kaane pildi jaoks, et tuleb punase hobuse aasta, et nii ja siis nüüd ma jäingi käima, ma viin kuivatatud leivad talle, tead. Areena. Häält kuuleb, siis ajab pea kohe sealt boksist välja. Sõbrad juba. Jah. Ta nii Olustveres, kui õppisin mesindus, seal oli ratsaspordibaas, seal õppisin ratsutama. Hobused on kalade märgi all. Ja kalad on põhitreenerid ja põhivõitjad. Ja. Hobun on tootem loom. Ta on vappide peal ja ta on kilpide peal. Ja ta malelaua peal on ju. Malelaua peal ka, jah. Väga huvitavalt hüppab hobune. Ja on, vaata, sa kuulud, on hipoteraapia. Ta rahustab, uskumatu hästi rahustab. Ei ole kuulnud isegi. Jah. Ratsutamine rahustab siis ju? No, hobusega suhtlemine, ega ei pea ratsustab ka. Aga siis toidad hobuseid ja mis sul siis päeva teises pooles toimub? No ma olen metsas tagasi tulnud, noh, kas ma siis vahel sõidan, eks ole, Haapsalu või sõidan Keila või Keilas mul veedib see parklinnas ja seal on suur raamatukogu. Huvitav, jah. Mark Soosaar tegi suurepärase kingituse Keila raamatukogule, ta kinkis oma raamatud. Väga head teosed vaatasin, aga ma käin ka Viimsis. Ja loed siis raamatukogus, jah? Vaatan kirjandust, jah, ja nii see atmosfäär, see vaat ekstrasensid mõned näevad, vaatad raamatu peal, tal oli
vastav eredus ja ütleb, et see raamat räägib sellest. Aga seal on tumedam, seal mingid rasked asjad. Aga võib-olla siis ongi natuke ka see loogika, info. Et erinevatele märkidele meeldib erinevas keskkonnas olla ja sulle meeldib olla raamatukogus, kuna kaksikud on intellektuaalne märk, on ju. Mulle meeldib näiteks väga spaas käia, sest mulle meeldib vees. Vesi ja hakka ujumas käima, aga meil Piirital ei ole vesi ja mujale vaatama. Ma käin Stroomil. No näed, võib-olla. No tubli, aitäh, et kutsusid ja aitäh, et tulid. Midagi sai öelda ka. Ja, suur tänu sulle. Ja sulle ka. Eesti Esu.